Head Eesti arstide päevade külastajad. Mul on hea meel näha, et meie paralleelsessiooni saal on tõepoolest täitumas. Natukene veel kohti on, aga ma usun, et sessiooni lõpuks on kõik kohad võetud. Mina olen Martin Reim, ma olen erialalt radioloog ja mul oli äärmiselt hea meel, kui Eesti arstide päevade korraldusmeeskond võttis minuga ja Eesti Radioloogia Ühinguga ühendust, et korraldada üks korralik sessioon, mille teemaks on tehisintellekt, tehisaru. Ja natukene provokatiivselt panime selle pealkirja täienduse, ehk kuidas siis lood selle tehisaruga on. Kas ta annab aru, võtab aru, toimetab täiesti omaette, aga kõike seda me hakkamegi siis ühiselt avastama. Ja ma ei ole siin teekonnal üldse mitte üksi. Mul on suur hea meel tutvustada teile oma kaaslektoreid ja eksperte, kes oma tööelu on vähemal või rohkemal määral just nimelt infotehnoloogia, ka tehisaru tegemistega sidunud ja neid teadmisi meie kõigiga siin jagama hakkavad. Ja äärmiselt hea meel on tõdeda, et tänasel sessioonil on meil ka niisugune linnade ülene koostöö, et meil on esinejad nii Tartust kui Tallinnast, nii Tartu Ülikooli Kliinikumist kui Ida-Tallinna Keskhaiglast. Meil on kaasatud ka erasektori esindust ja teadustegevust nii Tartu Ülikoolist kui Tallinna Tehnikaülikoolist, et saame sellise hea ülevaate, mis siis tehisaru vallas siin Eestis toimub ja loomulikult vaatame ka suurt pilti maailma mastaabis. Ja mul on hea meel kutsuda lavale professor Peeter Ross, kes on samuti minu kolleeg radioloogia erialalt. Ja pean mainima, et Peeter on olnud mulle selle teekonna juures nii õpetaja kui ka hea eeskuju, kuidas radioloogia asja Eestis ja rahvusvaheliselt ajada. Aitäh sulle selle eest. Järgmisena on mul hea meel kutsuda lavale Elli Valla, kes on noor särasilmne teadlane toimetamas siis Tallinna Tehnikaülikoolis. Ta palus mul küll öelda, et see PhD on siin kohe lisandumas, aga arvestades selle noore teadlase sisu, siis see on ainult vormistamise küsimus. Ja Tartust siit samast liitub meiega nii-öelda üllatusesinejana, kuna kahjuks Helena Sügis haigestus, kuid tema tiim ja tutvusringkond tõi meieni sellise suurepärase inimese nagu kaasprofessor Raivo Kolde. Ja tema räägib meile oma kogemusest, mis ulatub mitte ainult tehisintellekti ja arvutiteaduse maailma, kuid ka laiemalt geenivaramu ja suurte andmete töötlemisesse. Ja mina siis lisaks radioloogia erialale olen seotud konkreetselt siis ühe tehisintellektiga tegeleva Eestis sündinud ja kasvava ettevõttega, aga sellest räägime siis juba õige pea. Taustasüsteemiks võib-olla me kõik igapäevaselt isegi teadvusta endale, kui palju tehisintellekti rakendusi ümber meie igal pool tiirleb ja paljusid neist me ka igapäevaselt kasutame. Alates tarkadest stabilistest meie nutiseadmetest kuni meelelahutusmaailma, e-kaubanduse ja autotööstuseni välja. Ja kõik see on jõudnud otsapidi ka meditsiinimaailma, mida me siis täna pikemalt lahkama hakkame. Meditsiinist ja tehisarust on väga huvitavaid seisukohavõtte, arvamusi meie meediast läbi jooksnud. Ka Elli on kirjutanud lausa AI buumist, mida see endast kujutab ja ei saa üle ega ümber, et ka meie enda teadusajakirja Eesti Arst on sel teemal pikemalt arutanud. Ootused ja lootused, kui siis vaadata maailma mastaabis, mida tehisarule kohati omastatakse, tunduvad ülivõrdes, ja mida see siis võiks tähendada, et meil on arste puudu, aga võib-olla polegi tulevikus neid nii palju vaja, et tehisaru lahendab need probleemid ja kõik andmed on puhas kuld. Ja võib-olla on tehisaru üleüldse tuleviku tervise olemus. Aga seda, kas tehisaru tuleb ja päästab tervishoiu, näeme me eelseisvate aastate jooksul. Tehisarul on kindlasti omad eelised ja tugevused. Sellest me kõikide järgnevate ettekannete juures kuuleme ja toome sellest ka praktilisi näiteid. Kuid on tähtis, et me teaksime, oleksime ise valvsad ja oskaksime hinnata võimalikke kaasuvaid riske. Nüüd enne, kui ma annan sõna üle Peetrile, kes teeb siis põhjalikuma esimese hüppe
tehisaru maailma. Ma tuletaksin meelde, et meil on ka Slido keskkond, et palun skanneerige see kood. Sellega me kogume siis teilt häid mõtteid, küsimusi meie sessiooni lõpus toimuvale diskussioonile. Nii, paistab, et QR-koodid on skanneeritud ja palun, Peeter, sõna on sinul. Suur tänu, Martin, selle kena sissejuhatuse eest. Tere pealelõunat ja nii tore näha, et huvi selle teema vastu on suhteliselt suur. Minu ettekande eesmärgiks on võtta natukene neid pingeid tehisaru sõna ümbert maha, et see stigma, mis paljuski viimaste aastate jooksul on ümber selle termini, saaks vastupidi olema rohkem meile nagu sõbralik ja meie tööd toetav termin. Ja ka meie president räägib tänasel päeval TI kasutamisest ja kui ma proovisin leida erinevatest allikatest, et mida mõeldakse TI all, siis ega seda selgelt pole lahti seletatud. Ja ma alustaksingi põhilisest, mis arvutimaailmas on oluline ehk terminitest või mõistetest. Ja Euroopa Parlament siin ütleb niimoodi, see on ingliskeelsest tekstist otse tõlge eesti keelde, aga ta peaks olema suhteliselt ametlik tekst, et tehisintellekti puhul me räägime masinast, millel on inimlaadsed mõisted. Ja masin on selline kummaline, minu jaoks kummaline sõna eesti keeles, et ta nagu mulle tehisintellektiga otseselt ei seostu. Aga seesama lehekülg natukene mõtestab lahti selle, et mida tehisintellekt siis võimaldab. Ja tõesti tehisintellekt siis peaks lisaks sellele, et ta saab millestki aru, ta peaks ka neid andmeid töötlema, ülesandeid lahendama ja sellel tegevusel peaks olema mingi eesmärk. Ehk ta peaks olema nagu teine inimene. Inglisekeelne maailm vast kõige usaldusväärsem allikas, mida tsiteerida, on Britannica. Ja Britannica kasutab masina asemel ikkagi selgelt arvutit ehk kompuutrit või siis kompuutri juhitud robotit, millel peaks olema inimesele sarnased omadused. Ja huvitav minu jaoks on see, et ka Britannica puhul näiteks see mõiste on aastate jooksul muutunud ja kuna ma ülikoolis tudengitele sellest iga aastal räägin ja siis mul on võimalik vaadata, et mis eelmine aasta oli. Eelmine aasta tehisintellekti puhul me ei rääkinud ainult või Britannica ei rääkinud ainult sellest, et selle tehisintellekti ülesanne on mingeid tegevusi teha, vaid nagu siin on alla joonitud, et ta peaks tegelema ka intellektuaalsete tegevustega ehk protsessidega. Aga huvitaval kombel jah, et see on jälle nagu see aasta palju lakoonilisemaks läinud. Aga arsti vaatest, et esimene oluline moment on see, et tehisintellekti puhul me räägime arvutiteadustest. See on arvutiteaduse üks aru, see ei ole meditsiini aru. Et see annab mulle kohe nagu sellise kerge rahulolu, et meditsiin kui selline on ikkagi oma teadusharu ja tehisintellekt, võtame kas siis radioloogia meditsiinis, kus me kasutame röntgenkiirgust või võtame laborimeditsiini, kus me kasutame mingeid teisi analüütilisi meetodeid, et samamoodi on ka tehisintellekt, mis on ühest teisest valdkonnast meile abiks.
ja tegemist on matemaatilise meetodiga, hiljem me kuuleme põhjalikult, milliseid meetodeid kasutatakse. Aga oluline on see, et tehisintellekt põhineb alati andmetel ja ükski algoritm ilma korralike andmeteta korralikult ei tööta. Samas andmetes tekib informatsioon ikkagi siis, kui me tunneme taustsüsteemi ja meditsiini taustsüsteemi tunneb ikkagi meedik. Ehk siis ükskõik kui hea ei ole see matemaatiline meetod, see, kuidas me tehisintellekti kasutada saame, see sõltub sellest, kuidas need algoritmid on kontrollitud ja hinnatud või siis pildid või muud leiud on sildistatud inimese poolt. Ja oluline on see tõesti, et kui me tehisintellekt on mõnes mõttes nagu, kui me räägime arstiteadusest, et inimese tervist parandab arstiteadus, et siis me sama on, et meditsiini abistab tehisintellekt, et see on väga üldine mõiste, et ikkagi iga erialal on mingi kindel ülesanne, et kui mul on südahaige, siis on kardioloog, kui on kirurgiline probleem, siis on kirurg, mis aitab samamoodi, on tehisintellektil, et ei ole olemas mingit suurt tehisintellekti, vaid on teatud valdkonnad, nagu kõnetuvastus, keelemudelid, masinnägemine, ekspertsüsteemid, otsustustoed ja on olemas konkreetsed tehnoloogiad ja meetodid, mida kasutatakse nende valdkondade sees. Ja natukene vaatan tagasi ajalukku, et me juba 2018. aastal hakkasime niimoodi hirmuga vaatama tehisintellekti poole ja siin leidsin ühe ettekande oma healt kolleegilt, kus ta siis tõi välja selle, et arvutiteadlane võrdles radioloogi tööd loomapiltide vaatamisega. Ja muidugi see tekitab hirmu radioloogil, et kui nii lihtsalt minu töö üle võetakse, et siis ei pikka pidu siin ei ole. Ja tõepoolest, kuidas seda jõehobu pilti näiteks arvutile tutvustatakse niimoodi, et jõehobu näidatakse tuhandeid kordi algoritmile ja inimene märgistab ära, et siis mis on jõehobused tunnused. Ja ühel hetkel arvuti tõesti hakkab ilmeksimatult ära tundma jõehobust ja teeb seda paremini kui inimene. Nüüd meditsiin ei ole üksnes ainult asjade äratundmine, vaid oluline on ka panna see leid konteksti. Ja siin on minu jaoks väga vahva näide, et see, kas arvuti tunneb ära siin merihobuse või pingviinid, see ei ole see, mis on nende piltide mõte, vaid see informatsioon, mida see pilt tahab edasi anda, on hoopis teistsugune, mitte pingviini äratundmine ega ka merihobuse äratundmine, vaid just see, et tekitada inimesele mingisugused positiivset emotsiooni. Ja kui me lähme siit veel edasi näiteks intensiivravisse, kus me ei räägi ühest pildist, mida ära tunda, me ei räägi isegi ühest emotsioonist, mida ära tunda, me räägime väga paljudest sisenditest, mis tuleb ühe inimese kohta. Ja arstina me teame ka seda, et kõik see informatsioon, mis seda antud inimest ümbritseb, see on ainult toetab seda inimese kogemuslikku otsust, mida ta teeb, seda patsiendi vaadates, tema kliinilist olukorda vaadates, seda dünaamikat vaadates, siis ma usun, et me saame aru, kui keeruline ja kui kaugel tegelikult on see, et tehisintellekt, ükskõik millist meetodit me rakendame, võiks hakata meile kuidagi ohtlikuks saama. Pigem vastupidi, ta peaks neid keerulisi olukordi meil aitama kergendada. Nüüd veel, kui vaadata nagu laiemalt, et tehisintellektil on kindlasti palju rohkem võimalusi meditsiinis või tervishoius kui ainult diagnostika või ravi toetamine, et sarnaselt kõikide teiste teenindusmajanduse valdkondadega ka meditsiinis me otsime efektiivsust, kvaliteeti, kättesaadavust, koostöövõimalusi nii valdkonna sees kui väljas ja
nii et need valdkonnad on laiemad selgelt, kui on ainult kitsas meditsiin, kus me saame tehisintellekti kasutada. Nüüd, nagu ma eelpool mainisin, et tehisintellekt nõuab andmeid. Ja selleks, et andmeid arvutile kätte saada, me peame oma töövahendid digitaliseerima. Selle osas on Eestis olukord hea. Nüüd järgmine samm on, et kas andmed ja informatsioon on ka digitaliseeritud. Siin on meil veel palju teha ja see, et digitaliseerida ära tõeliselt töövood või tegevused, ütleme, siin me oleme ideaalist veel väga kaugel. Mis on meil siis väljakutsed? Esiteks andmekvaliteet. Hetkel meil on küllaltki palju vaba teksti meditsiinis, mis on arvutile suhteliselt keeruline aru saada. Nagu ma mainisin, tegevuste digitaliseerimine. Meil on andmed ja aparaadid digitaliseeritud, aga tegevused kui sellised on paljuski endiselt analoogsed. Ja kuna ma tahaks rõhutada, et kuna tehisintellekt tõesti põhineb kvaliteetsetel andmetel, siis see vana hea infotehnoloogia põhimõte, et kui paned prügi sisse, tuleb prügi välja, kehtib tehisintellekti puhul veel, võib öelda, suurema võimendusega. Ja kui vaadata nüüd, et milliseid andmeid me tehisintellekti treenimiseks saame kasutada, siis need andmed võivad olla nii inimese, näiteks nutikelladest tulevad andmed, geeniandmed, mis on siis intrapersonaalsed, võivad olla personaalsed ehk infosüsteemid, terviseinfosüsteem või agregeeritud, nagu näiteks piirkonna haigusgrupi ja mittekliiniliste andmete osas. Me oleme viimase 20 aasta jooksul suhteliselt palju arvutustehnikat kasutusele võtnud. Siin on rida näiteid, kui palju see on meil vähendanud arstide defitsiiti või kiirendanud ravile pääsemist. Võime igaüks ise hinnata, et mitte väga palju. Ja oma osa ma siin praegu lõpetan väikse kokkuvõttega, et kus me oleme, et me peame sellest aru saama, et tehisintellekt ikkagi treenib inimene või inimtegevus. Ja tehisintellekt hetkel on ikkagi võimeline õppima suhteliselt lihtsaid ja lineaarseid ülesandeid. Samas inimese andmed on väga mitmemõõtmelised ja terviseandmed veel eriti. Ja üheks probleemiks on ka see, et meditsiin areneb kiiremini, kui meil on aega algoritme õpetada. Nii et kokkuvõttes see, et me tunneme ära jõehobuse, ei tähenda haiguse kontekstis alati seda, et me saame aru, mis selle jõehobuse roll selle pildi peal on. Nüüd annaksin edasi sõna Hellile, ole hea. Ma loodan ka, et minu ettekande lõpuks on ikka pinged seoses tehisintellektiga natuke leevendatud ja mina siis avan teaduse poole pealt, räägin natukene matemaatikast, ma luban, et mitte väga palju, aga natuke tahaks avada seda kapotti, et mis seal siis all toimub. Jällegi taustaks, et iga selline tehnoloogiline läbimurre tuleb oma äärmustega, et utoopilised lubadused ja düstoopilised hirmud. Et oli trükipress, et kardeti, et töökohad kaovad, et tekivad surmavad ohud, sisepõlemismootoriga, trükipressiga kardeti, et valeinfo levib, eks ole. Et väga sarnane muster on ka tänapäeval tehisintellektiga. On väga huvitav arhiiv, pessimistide arhiiv,
blogi, kust on võimalik siis lugeda 100 aasta taguseid meediaväljaandeid ja ka seal käis läbi, et 1950. aastatel hoiatati, et isemõtlevad masinad, et kui me kohe midagi ette ei võta, et siis võtavad üle ja asi läheb väga halvaks. Vaataks korra nii-öelda sellele ajaraamile peale, et jah, sädemed AI-st, tehisintellektist olid juba 50-ndatel, et me mõtleme, et see nüüd on 2 aasta perspektiiv, OpenAI tuli välja, nüüd me räägime sellest, et tegelikult on see siis üles-alla liikunud juba 50-ndatest aastatest. Aga ma tahaks välja tuua teaduse nii-öelda vaatenurga alt, et mis olid 2 sellist olulist läbimurret teaduses, mis lõid selle vundamendi siis tänapäeva mudelitele. Üks oli siis 2010. aastatel Stanfordi teadlaste poolt välja antud ImageNet artikkel ja sellest kasvas välja siis pildituvastuse võistlus, mille nimi oli ka ImageNet. Ja tänu siis digitaliseeritud andmetele ja arvutusvõimsusele ja uutele algoritmidele, milleks olid närvivõrgud, siis sai alguse selline AI renessanss, võime nii öelda, pildituvastuse selline kuldajastu. Ja tervishoiu jaoks tähendab see väga tugevat sellist hoogu, sest pildituvastust on meditsiinis omajagu. Ja teine läbimurre oli 2017. aastal Google'i tiimi poolt ja selle artikli nimi oli siis Attention is all you need. See ei ole nii oluline, aga mis on oluline, on see sõna Transformers. Ja kui teile tundub, et nüüd läks liiga arvutiteaduseks ja et see tegelikult ei puuduta mind, ma igapäevast ei kasuta, siis ma arvan, et üks nendest tööriistadest on teile tuttav. Et kui me vaatame ChatGPT-d, kes teab, mis see akronüüm tähendab? Generative Pre-trained Transformers. Nii et toimus AI demokratiseerimine, me kõik kasutame seda, me saame sellega suhestuda, et see ei ole enam arvutiteadlaste, inseneride pärusmaa, et me saame ise otse kaasa rääkida, kasutada ja lähemalt tunda. Nii, hästi palju terminoloogiat, mis on AI, eks ole. Peeter defineeris kenasti ära, mis on siis masinõppe, kuhu see paikneb. Et sisuliselt see AI, millest me räägime, ongi masinõppe, 99% ja selline robustne definitsioon ütleb seda, et see on siis programm, mida ei pea siis selgesõnaliselt programmeerima. Mida see tähendab? Me räägime kohe järgmistes slaidides. Selle sisse kuuluvad algoritmid, nagu me just nägime, transformerid ja närvivõrgud, mille nimeks saab siis süvaõppe. Olete võib-olla kuulnud deep learning. Ja selle sees omakorda on meie siis kurikuulsad ChatGPT-d ehk siis generatiivne tehisintellekt, mis mitte ei klassifitseeri või ei ole selline regressioonimudel, vaid ta genereerib meile mingisuguseid andmeid veel juurde. Nii et saab natukene nii-öelda sellist tausta kokku suruda. Mis siis tehisintellekt seni head teinud on ühiskonnas? Et on utoopilisi lubadusi, on düstoopilisi hirme, aga räägime parem faktidest, mis on tänaseks tehtud. Ja üks mudel, tehisintellektil põhinev mudel, millest mulle meeldib väga rääkida, on AlphaFold. Ma ei tea valgustruktuuridest eriti palju, 3D valgustruktuuridest, aga ma tean nii palju, et need valgustruktuurid on meie ehituskivid. Et kui me teame nende kohta palju, siis meil on võimalik paremaid ravimeid välja töötada, me saame haigustest paremini aru. Näiteks Alzheimeri haiguse üheks tekkepõhjuseks on valesti volditud 3D valgustruktuur. Ja kui enne AlphaFoldi väljatulekut teadlased teadsid umbes 17% kõikidest võimalikest valgustruktuuridest ja iga järgmine oli kas Nature'i artikkel või doktoritöö vääriline avastus, siis pärast AlphaFoldi teadlased teavad 99% kõikidest võimalikest valgustruktuuridest. Minu arust on see väga märkimisväärne avastus ja see põhineb tehisintellektil. Ja kui te minu sõna ei usu, siis seesama AlphaFold mudel ja see tiim, DeepMind, kes on nüüd Google'i all, on pälvinud ka teaduses, ma arvan, et suuremat preemiat ei ole, kui Nobeli preemia keemias on läinud esimest korda siis arvutiteadlastele. Natuke laiemalt ka tervishoiust, et kliima, hästi oluline teema. Nvidia võttis enda kätte ja ehitavad siis tehisintellektil põhineva maa digitaalse teisiku, mille pealt siis on loodetavasti tulevikus palju kiirem ja täpsem ennustada siis kliimaga seotud muutusi. Mitte vähem olulisem teema, haridus, väga aktuaalne.
et ka Eestis on selles osas jõudsaid samme astutud ja integreeritakse tehisintellekti haridussüsteemi. On väga huvitav artikkel 1980. aastatest. Benjamin Bloom siis tegi siis kindlaks, et kui igal õpilasel oleks oma personaalne tuutor, kes siis tema tempos, tema siis võimalustega kooskõlas siis arendaks ja aitaks seda, siis selle õpilase sooritus tõuseks 2 sigma võrra, statistikas siis standardhälve. Ja see on kuulus 2 sigma reegel. Loomulikult see ei ole inimlikult võimalik, et meil igal õpilasel oleks oma tuutor, aga tänu sellistele lahendustele ehk tulevikus on. Pildituvastusest rääkisime ja siinkohal rõhutame, ma arvan, et siin ei pea üle rääkima, et kui oluline on varajane diagnoos. Vähid, kõike, mis näiteks diabeedist tulenev retinopaatia, mida varem avastatakse, seda lihtsamad on tagajärjed, seda lihtsam on ravida. Et sellega tegelevad nii Google, MIT-s töötati välja mudel, mis suutis ennustada siis mammogrammide pealt 5 aastat enne vähiraku tekkimist siis selle koha. Nii et kui me suudame integreerida selliseid mudeleid tervishoidu ja suudame vähki tuvastada varem, kui on need kliinilised sümptomid juba väljas, siis minu arust see tasub seda riski ära. Nii, maailmast rääkisime natuke siin TalTechist, et mida konkreetselt mina seal teen, aga loomulikult TalTech on väga suur. Et minu ülesanne on siis kasutada inimmotoorikat ja selle pealt siis diagnoosides konkreetselt Parkinsoni tõbe, aga me liigume ka sealt edasi, et räägime teistest neuroloogilistest haigustest ja mitte ainult peenmotoorikast, vaid jämemotoorikast. Kuidas neid andmeid koguda? Peeter natuke tutvustas, et andmeid on võimalik, et mis need tööriistad võiksid näiteks sellisel puhul olla. Meil on võimalik tahvelarvuteid kasutada, et ei pea olema ainult paber ja pliiats, sest tahvelarvuti registreerib meil koordinaate, survet ekraanile ja kui meil on koordinaadid ja aeg, siis põhikooli füüsika ütleb, et me saame kiirenduse arvutada ja nii edasi, et seda juba palja silmaga ei näe. Ja meie läksime oma töös sealt edasi ja arvutasime veel tuletisi sinna otsa, et pärast kiirendust tuli veel jerk ja snap ja crackle ja pop. Väga põnevad nimed, mina neid välja ei mõelnud, aga need kõrgemat järku tuletisid osutusid väga tundlikuks Parkinsoni tõve diagnoosimisel. Väga põnev. Küsimus teile. Kes on joonistanud selle spiraali? Kas see oli terve inimene või see oli Parkinsoni patsient? Terve. Väga hea. Tausta, et Parkinsonismi siis sümptomiteks treemor, eks ole, ta peaks väljenduma siin siis joonisel. Väga õige. Terve. Kes on joonistanud selle spiraali? Terve või Parkinson? Parkinson. Terve. Sellepärast, et pärast 60-ndat pidi see motoorika ikka allamäge minema ja iPadi peal ei ole nii lihtne ja läheb siin metsa kõik. Ja Parkinsoni spiraalikene, mina ei suudaks nii hästi joonistada. Ja veel vähem ma suudaks seda diagnoosida. Nii et selles mõttes Peeter täiesti õigus, meil on vaja arste selleks, et nad annaks meile selle sildi ja ütleks, et kes on kes. Mida me siis järgmisena peame välja mõtlema, kui meil on silt käes, et kuidas me neid andmeid söödame siis masinale sisse? Kas me anname kohe selle pildi? Ja, võimalik, juba õppisime, et tänu ImageNeti ja Stanfordi teadlastele meil on pildituvastuse algoritmid, väga head. Aga me võime ka statistilisi masinõppemudeleid kasutada. Kasutame näiteks neid numbrilisi väärtusi, millest ma just rääkisin, kõrgemat järku tuletasid. Või paneme need kokku. Võtame 3D, et meil on näiteks värv muutub vastavalt kiirusele, piksel-voksel siis muutub vastavalt survele ja pilt on juba palju informatiivsem. Ja seda me kõike siis üritame laboris välja mõelda, et mis on see kõige tõhusam viis masinale näitamiseks. Aga siin võib-olla on hea koht aru saada, et mis on see vahe. Et kui me teame neid reegleid, aga paneme reegleid kirja, ütleme, näed, et selline on data, sellised on reeglid, kui on kollane joon seal, siis on Parkinson, kui on kollane joon siin, siis on terve inimene. Masinõppe puhul me tahamegi luua mudeli, kus me ei pea neid reegleid, nagu ma ütlesin, selgesõnaliselt defineerima. Me anname andmed, milleks on siis sildistatud Parkinsoni spiraalid, sildistatud tervete inimeste spiraalid ja siin ongi öeldud, et andmed ja vastused. Me anname need kätte ja mis välja tuleb, ongi need reeglid.
ehk siis tulevikus me saamegi kasutada seda mudelit sarnaste probleemide lahendamiseks. Nii et me ei anna ette reegleid. Aga mis on reeglid matemaatikas? Funktsioon, jah, mis ühendab X-i ja Y-i. Nüüd lihtsalt 2 minutit. 2 minutit matemaatikat, palun, sest et ma arvan, et see aitab seda võlu asja siit välja võtta ja aru saada, et see lihtsalt on matemaatika väga-väga selles intensiivses mõttes. Et näiteks meil on siis selline ülesanne, me tahame klassifitseerida selle pildi pealt, kas see on Parkinsoni patsient või mitte. Ja me loome sellise võrgu. Okei, see on liiga raske ülesanne, sest me ei tea, kas see on või ei ole. Teeme, et kas siin pildil on 2 või mitte. Seda me oskame ikkagi tuvastada, seda me oskame kõik sildistada. Noh, esimene katse, kui me treenime võrku, tuli 7. Ja mis need numbrid siin järel on siis tõenäosused. Kui suure tõenäosusega arvab mudel, et see number pildil on 7. Kõige kõrgem on siis 7. Mis oleks ideaalne mudel? Kui 2 taga on 1, jah? Sest et kõige suurem 0-1, 2 taga on kõige suurem tõenäosus. Aga praegu on seal 0,043. Ei sobi. Ja nii ongi, et masin alguses paneb täiesti suvaliselt. Me läheme tagasi, korrastame parameetreid, millest funktsioon koosneb, proovime uuesti. Jälle suvaline vastus, lähme tagasi, proovime uute parameetritega. Ja see ongi see treenimise protsess, mida me seal laborites teeme. Ehk siis seda on meil vaja, seda vahet 1 ja 0,043 vahel on vaja minimeerida. Nii et me ei tea, mis kujuga see funktsioon on sisendi ja väljundi vahel. Me pakume suvaliselt ja me hakkame seda funktsiooni mudima, nii et ta lõpuks saab aru. Nii et kui meil on järgmine kord see pilt, 2 pilt ja see masin, või mudel, algoritm, mis iganes, siis ta oskab juba öelda, sest see funktsioon on muditud selle 2 järgi. Ja sellepärast on väga oluline, mis need andmed on, sest ta õpib nendest andmetest. Läheme edasi. Palju mul aega on? Okay. Sest ma räägin väga palju, ma proovin kiiremini. Tahvelarvutid on väga suur samm paberist ja pliiatsist. Aga veel edasi on meil mobiiltelefonid või nutitelefonid taskutes. Jah, me suudame teha sarnaseid mudeleid, mis siis võtavad neid koordinaate ja survet. iPhone'idel kahjuks enam survet ei saa, aga küll me midagi välja mõtleme. Telefonidele. Jah, need on meil igal ühel taskus. Lisaks on telefonides akseleromeetrid, on võimalik ka mingid treemorid kaardistada ja nii edasi ja nii edasi. Ja teaduskirjandus toetab, et selliseid lahendusi kasutatakse juba insuldi rehabilitatsioonis näiteks, kus me tahame skaleerida taastusravikliiniku praktikumi siis kodudesse. Väga oluline teema. Et me oleme siis selliseid teste ka juurutanud ja uurinud. Et kahjuks kõnnilaboreid ei ole võimalik nii lihtsalt kodudesse skaleerida. Siin me oleme siis oma uurimisgrupiga Haapsalus, rehabilitatsioonikeskuses. Uurisime, mida teil vaja on. Meie oskame neid algoritme ehitada, aga mille jaoks neid ehitada võiks, et rääkige, mis need probleemid on. Nii et koostöö arstidega on väga-väga oluline, sest nemad teavad seda tausta ja probleemidomeeni kõige paremini. Nad tutvustasid oma laborit. Koosneb siis sellisest kõnnirajast, seal on siis surveplaadid. Siin on vist selline vidinga. Ja 8 infrapunakaamerat ja 2 sellist RGB kaamerat, tavaliselt siis värvilised kaamerad. No see protsess on ikka väga tülikas. Et markerite panek, nende siis selline patsiendigrupp, 1 patsiendigrupiks on tserebraalparalüüsi patsiendid, lapsed, sellised hirmsad konjomeetrid rauast. Et selline setup võtab aega pool tundi ja võib-olla tund ja võib-olla isegi 1,5 tundi. Et ma ei ütle, et see markeriteta süsteem on nüüd see uudsus, mida me siin lauale toome, aga seal on vahepeal väga palju ülesandeid, mida on vaja lahendada. Näiteks see on see pilt, mida nad tahavad saada. Miks ainult alakeha? Sest ülakehale panemine võtab liiga palju aega ja alakehas on nagu need põhivastused. Aga tänapäeva masinnägemise mudelid on juba seal maal, et me saame videost kätte päris palju infot keha pealt. Ja see on siis esimene palve, et kas me saame videotest lihtsalt mingisugused kõik punktid kätte. See tuleb mõne sekundiga loomulikult, aga seda on vaja edasi arendada. Neil oli vaja siis 3D kujutist. Saab 2 kaamerast 3D. Järgmine samm on teha 1 kaamerast ja nii, et see ongi telefon. Ja nii, et sa saadki kodus teha ja sa saadki oma progressi mõõta ja sa ei pea iga kord neid markereid panema ja konjomeetrit kasutama ja võib-olla lapsevanem saab ka kätt pulsil hoida, vaadata, asi läks paremaks. Nii et sellega me ka tegeleme ja selles on masinnägemine ja masinõppe meie tööriistadeks.
kiirelt pudelikaeladest ja siis annan sõna üle. Andmetest juba rääkisime söögi alla, söögi peale, aga lihtsalt viimane sõna, et mina ei tea, kelle spiraal see on. Ma oskan kasse klassifitseerida suurepäraselt, aga spiraale ja diagnostikat teevad arstid. Ja andmeid on vaja selleks, et kvaliteetseid mudeleid ehitada ja see on väga kallis, meditsiinilises kontekstis on neid sildistada. Arstide aeg on väga-väga väärtuslik ja kuidagi ei tahaks teile tööd juurde tekitada. Nii et see on pudelikael. Teine pudelikael on seletatavus, interpretatsioon. Aga miks see mudel niimoodi otsustas? Käisime küll edasi-tagasi, tegime neid parameetreid täpseks, aga ikkagi miks see diagnoos? Milline parameeter otsustas seda diagnoosi? Kas te teate, kui palju ChatGPT sees neid samu parameetreid on? See on spekulatsioon. Nvidia CEO ühel konverentsil ütles. No see väike mudel, mis siin oli, see on mingi 10 000. Iga see ühendus on nagu 2 parameetrit, ütleme nii. 1,8 triljonit. Ehk siis see tundub võlu tööriistana, aga see matemaatika on sinna sisse kodeeritud. Ja kuidas sa nüüd 1,8 triljonit selgitad, et miks see nüüd just niimoodi, miks ta selle sõna just valis? Et seda on väga keeruline teha. Üks näide meie enda tööst, et meil on 2 mudelit. Üks oli väga täpne, roheline näitab seda, et ta tabas sildi ära. Aga kui te vaatate sisse, mille pealt ta otsustas, punased piirkond on see, kus ta arvas, et see on see põhjus, miks see on Parkinson, siis üleval ta vaatab üldse sinna tausta, mis on lihtsalt valge taust. Seal ei ole mitte mingit infot. Nii et kui me ei vaataks masina sisse, me saaks selle shippida ja öelda, et väga hea mudel ja kasutage ja mis vahet seal on, miks ta nii arvab. Et selles mõttes oleks vaja ikkagi sisse vaadata, et mis neid otsuseid ikkagi juhib. Ja teine mudel, mis on sama täpne, algab juba spiraalist ja kusjuures me käisime neuroloogidega läbi need ja tekkisid kattuvused. Masina nende kuumade piirkondade vahel ja neuroloogide selgituste vahel. Nad ütlesid, et Parkinsoni haigel on raske liigutust peatada. Ja spiraali me alustame väljast, nii et oligi see viimased punktid olid neid informatiivsemad. Andmete sildistamisel tekib vahel eelarvamusi, tajunihkeid, oleme siiski inimesed, väike katse või küsimus teile, kui te peaksite andmeid sildistama, siis mis sildi te paneksite? Arbuus. Minu arust ka, ma olen täiesti nõus. Jah, kõik asjad sobivad, eks ole, viilud, arbuusid. Aga mis nime te sellele paneksite? Kollane arbuus. Aga miks kollane? Sest me ei ole harjunud nägema kollast arbuusi, siis ma täpsustan värvi. Ja nii ongi tegelikult väga paljudes asjades, et näiteks pruut. Euroopas valge kleit, ilus kimp, nii. Aga kuskil teises kultuuriruumis ei ole see absoluutselt seotud pruudiga see pilt. Nii et hästi oluline on selline varieeruvus andmete seas, et nii soo, rassi ja kõige selle pooles ja kuidas neid andmeid sildistatakse. Siin ma räägin kiirelt hallutsinatsioonist ja võib-olla siin on hea järg anda ka Raivole sõna edasi, et kas me saame usaldada keelemudeleid, et on minu selline võib-olla viimane küsimus, et hallutsinatsioonid, kes on kursis, kes on võib-olla kasutanud keelemudeleid, teab, et nad vahel valetavad väga enesekindlalt. See tähendab seda, et kõlab nagu õige vastus. Aga kui sa tead õiget vastust, siis sa saad aru, et ajas jama. Et näiteks selline näide ja see ongi üks hallutsinatsiooni definitsioon, et enesekindel vale väide, eks ole. Ja lihtsalt vaatame, et mis seal ikkagi sees toimub, meil läheb tekst sisse ja nad ennustavad järgmist sõna. Täpselt samamoodi, nagu te nägite ühest seal 9-ni, nad ennustavad järgmist sõna tõenäosusega. Vahel me ei võta kõige tõenäoliselt sõna, vahel me tahame seal loomingulisest, võtame sealt järgmise ja nii. Ehk siis see tõenäosuse jaotus tekib ka siin ja niimoodi need sõnad tekivad. Kas me peaks usaldama seda mudelit või ei peaks? Selle küsimuse ma jätan praegu lahtiseks, sellega tegeletakse. Google arendab siis sellist keelemudelit, mis on treenitud ainult meditsiiniliste küsimuste ja vastuste peal. Seda valideerivad arstid, mitte ainult lihtsalt, et pöial üles, pöial alla, kuidas meeldis, vaid kas on kirjanduse konsensus, kui suur on see sama bias, ehk siis tajunihe, eelarvamus sees ja nii edasi ja nii edasi. Ja mul on siin mingid näited, et kus ChatGPT kahjuks või õnneks vastas väga õigesti USA
siis meditsiinilise eksami ühele küsimusele. Nii et mina võtaks sellise tasakaaluka lähenemise, et ei taha seda üle vaimustust, et näed, et kõik tuleb, teeb kõik meie eest ära ja varsti on AGI kohal, Artificial General Intelligence, aga ignoreerida ka ei tasu, et tasub uurida, tasub ennast harida, et kuidas minu elu ikkagi tehisintellekt integreerub ja mis osa ta minu elus lihtsamaks teeb. Minu poolt kõik, aitäh teile! Tere, mina olen siis Raivo Kolde, et mina töötan Tartu Ülikooli Arvutiteaduse Instituudis kaasprofessorina ja minul ei ole ka meditsiinitaust, vaid mina olen siis nagu õppinud statistik ja arvutiteadlane. Aga ma mõtlesin, et ma räägiks siis teile mitte nii AI-st nagu üldisemalt, vaid ma räägiks sellest väga konkreetsest mudelist, suured keelemudelid ja ma arvan, et Elli näitas siin juba väga häid näiteid selle kohta, aga võib-olla minu eesmärgiks oleks rohkem tekitada teile sellist nagu natuke intuitsiooni, et kuidas need mudelid töötavad ja mis on siis nende eelised, aga mis on ka nende nagu sisseehitatud puudused, sest nagu ükski asi pole ideaalne ja eelised tulevad alati koos erinevate puudustega. Et mis asi siis see keelemudel on, et kuidas ta, kuidagi väike, et kuidas siis peaks töötama. Et põhimõtteliselt keelemudel on lihtsalt selline statistiline mudel, et nagu me nägime, et siis need masinõppemudelid tegelevad ennustamisega, keelemudelid tegelevad siis järgmise sellise tähe või sõna osa ennustamisega, et nad üldiselt ei tööta nagu päris üksikute tähtede peal, et aga nad on jaganud siis erinevad keeled siis sellisteks sõnastikeks ja need sõnad ei ole päris nagu täissõnad, vaid nad on pigem siis sellised sõnaosad. Ja siin me näeme, et meil on siuke algus olemas juba, et kaebused, kool on väsimused, seal on siuke 5 erinevat sõnaosa, et ja küsimus on siis keelemudelile on see, et mis see järgmine sõnaosa olla võiks siis. Ja keelemudel vaatab siis seda teksti ja eks ta siis mõtleb, et nagu, et siit tuleb koma, et tundub, et siin on mingi nimekiri, et siin võiks olla mingi kaebus, et paneb siin järgmise sõnaosa nõrr. Et ja kui me vaatame seda sõnaosa nõrr, et ega neid variante, mis seal loogiliselt järgnevalt võiks tulla, väga palju ei ole, et nagu, et sõnu, mis algavad nõrriga, väga palju ei ole. Järelikult siin võib olla siis järgmine sõna võib olla siis, või see sõnaosa võib olla kus. Ja loomulikult, kuna meil on tegemist on siis sellise nimekirjaga, siis siin võiks tulla kas koma või ja või mingi siukesi, tuleb koma. Ja niimoodi me saame siin jätkata, et kuna meil on tegemist ka sellise kaebuste nimekirjaga, et siis pigem on suurem tõenäosus, et siin me näeme siis iiveldust, kui siis see, et me näeme siin näiteks, et ma ei tea, mingit parimat sooritusvõimet või mingit muud sellist omadussõna. Ja niimoodi me saame siis jätkata ja keelemudel põhimõtteliselt jätkab lõputult, et tema annab lihtsalt järgmisele sellele sõnele, annab tõenäosuse ja niimoodi me võime siis siit edasi minna. Aga kuidas see nagu sisemiselt tegelikult siis töötab, et kuidas see siis keelemudel asjast aru saab? Et põhimõtteliselt, mis seal sees toimub, okei, siin need slaidid on nüüd konverteerides natuke paigast ära, aga põhimõtteliselt igale sellele sõna osale siis vastab selline, pannakse vastavusse mingisugune arvuline vektor. Ja siis, kui sul on see arvuline vektor seal, siis need arvulised vektorid antakse ette mingisugusele funktsioonile. Et Elli juba näitas neid funktsioone natuke, et seal see mullikeste ja noolekestega asi, põhimõtteliselt see on lihtsalt üks suur maatrikskorrutis. Tegelikult need keelemudelid nüüd kasutavad natuke keerulisemat arhitektuuri nimega siis Transformer, mida ka Elli mainis, et seal on lisaks sellele maatrikskorrutistele on seal sees veel paar siukest nagu kavalat nüanssi, aga sisuliselt neid erinevaid tehteid, mida nendega tehakse, ei ole väga palju, aga mis on selle asja nagu see keerukus või kuidas see erineb sellest eelnevatest mudelitest on lihtsalt see, et selle asemel, et kasutada statistilist mudelit, millel on võib-olla tõesti nagu paarkümmend või paar tuhat nagu parameetrit, siis neil keelemudelitel tihtipeale on miljonite või miljardite jagu neid parameetreid. Aga põhimõtteliselt tulemus on ikka seesama, nagu Elli nagu mitmel erineval näitel näitas, et masinõppe eesmärk on alati õppida sellist tõenäosusjaotust. Et kui meil on sisend olemas,
et kaebused, väsimus, nõrkus, iiveldus ja nüüd oks, et mis see järgmine sõna või sõnaosa võiks olla. Et kui see mudel on hästi treenitud, siis see järgmine sõnaosa võikski olla endamine, et ongi, et kaebusel on väsimus, nõrkus, iiveldus, oksendamine ja selle tõenäosus, kui see masinõppemudel töötab hästi, võiks olla suhteliselt suur. Et kui see masinõppemudel ei saa väga hästi tekstist aru, siis ta vaatab, et oks on ka tore sõna, et jätkame siis listi, paneme sinna järele koma või ja, aga seda me ei taha. Nüüd küsimus on see, et kuidas seda masinõppemudelit siis treenitakse. Selle keelemudelite üks trikke on see, et me ei vaja selleks sildistatud andmeid, et me kasutame päris tekste, me võime päris teksti täpselt samamoodi juppideks jagada ja siis hakata jupi kaupa seda teksti läbi käima ja proovida ennustada siis seda järgmist juppi. Ja kui see mudel ei ennusta järgmist juppi väga hästi, siis me läheme tagasi, me võtame kõik need miljonid või miljardid parameetrid, mis seal on, me nihutame hästi vähekene kuhugi poole, et ta järgmine kord annaks sellele õigele jätkule annaks siis nagu suurema tõenäosuse. Ja kui me teeme seda nüüd väga paljude tekstide korral, siis kogu selle keelemudelite ime on siis see, et tuleb välja, et see mudel hakkab õppima üha abstraktsemaid kontseptsioone. Et kui ma siin alguses rääkisin, et mis on need feature'id või nagu need omadused, mida me kasutame selleks, et neid asju siis ennustada seal, et seda, et näiteks, et me näeme, et kui meil on koolon, et meil hakkab tulema sealt mingi nimekiri, et see peaks olema komadega eraldatud ja siis me teame, et nagu sõnad saavad lõppeda, mingi on ainult lõplik hulk sõnu, et sõna ei saa lõppeda mingi suvalise tähejadaga, et kui meil on tegu kaebustega, me saame aru, et nagu mis sõnad esitavad kaebusid, mis esitavad mitte kaebusid. Et kõik need on sellised abstraktsed kontseptsioonid, mida me sellele masinale ette ei ütle. Aga kui ta näeb piisavalt palju tekste, siis ta õpib need ise ära. Et väga palju seda tehisintellekti arvutiteadust 50-tel, 60-tel, 70-tel, 80-tel, 90-tel kulus sellele, et me õpetame arvutile reegleid. Et paneme kõik reeglid kirja ja paneme siis arvuti nende reeglite põhjal käituma. Aga nende keelemudelite puhul juhtus nii, et kui sa annad arvutile piisavalt palju andmeid ette ja sa annad siukse võimse õppimismehhanismi, siis ta õpib need reeglid kõik ise ära ja me ei pea neile mitte midagi ette ütlema. Ja seda, et need mudelid tõesti õpivad, ma mõtlesin, et ma näitan teile ka ühe näitega, et mul üks tudeng siin, ühe tudengidega tuli siis selline mõte, et aga meil oleks vaja siis sünteetilisi Eesti tervisetekste, sest nagu tervisetekstide kasutamine on suhteliselt kehva, sest need alati käivad päris patsientide kohta. Ja me siis võtsime selle GPT arhitektuuri, kus on 124 miljonit parameetrit. Ja me siis proovisime treenida teda Eesti epikriisidel ja meil oli kättesaadaval umbes 6 miljonit tekstilõiku. Ja eesmärgiks oli siis luua selliseid sünteetilisi tervisetekste. Et mis selle kõige rakendus on, see ei ole antud juhul isegi oluline, aga minu jaoks oli huvitav just see, et nende andmete peal suutis see mudel ikkagi ära õppida sellise suhteliselt nagu realistliku arstide sõnavara ja keelekasutuse ning ta suudab isegi sellise lühikese teksti suhteliselt ühes teemas hoida. Et kui te vaatate neid tekste, need ükski ei ole päris patsiendi kohta, aga on selgelt, et nagu seal on, need tekstid on seotud mingite konkreetsete haiguste või sündmustega, seal on ära toodud tüüpilised kõrvalnähud, võib-olla mingid ravimid, mida kasutatakse, mingid mõõtmised, need mõõtmised on ka enam-vähem õiges vahemikus, et põhimõtteliselt lihtsalt ainult neid tekste lugedes suudab ta ära õppida mudeli, mis suudab ka nagu selliseid realistliku välimusega tekstega genereerida. Probleemiks on muidugi see, et kui päris arstid hakkavad neid tekste lugema, siis nad saavad suhteliselt ruttu aru, et see midagi on seal ikkagi nagu valesti, et päris patsiente need ikkagi ei kirjelda. Ja siit tulebki välja see üks nende keelemudelitega probleem, et isegi, et meil on 6 miljonit tekstilõiku, siis see on natuke vähe, ega see 124 miljonit parameetrit tundub nagu jube palju, aga tegelikult päris realistliku teksti selline mudel siiski genereerida ei suuda, selleks on tal lihtsalt väga palju rohkem võimsust vaja. Ja see ongi see, mille pärast siis kasutavad kõik need AI laborid, kes neid mudeleid treenivad, siis väga suuri andmehulki ja nad kulutavad mitte nagu miljoneid nende mudelite treenimiseks, vaid nagu 10 või isegi 100 miljoneid dollarit lihtsalt, et treenida ühte mudelit. Aga kui see on see, mida meie suudame teha, siis nagu sellise praeguses mõttes suhteliselt väikse mudeliga, mis mahub ühte arvutisse ära ja mida me saame ikkagi ühe arvutiga treenida, siis mis juhtub,
kui me teeme selle mudeli siis 1000 korda suuremaks ja me treenime seda tervel internetil. See on siis see, mida teeb OpenAI, mida teeb Anthropic ja kõik need teised laborid. Et jällegi see on see keelemudelite ime on siis see, et vanasti need mudelid oli see, et sa võtsid ühe mudeli ja treenisid ära ja see, kui sa tegid seda suuremaks, seda tavaliselt väga palju paremaks ei teinud. Aga keelemudelid millegi pärast skaleeruvad. Et selles suhtes, kuna sa annad talle rohkem andmeid, sa teed selle mudeli suuremaks, siis ta õpib ära üha abstraktsemaid kontseptsioone ja ta oskab sul kirjutada luuletusi, vastata ükskõik mis teemal olevatele küsimustele, tõlkida tekste ühest keelest teise, võtta neid kokku, parandada kirjavigu ja mida kõike veel. Et see on just see keelemudelite ime siis, et me oleme küll kulutanud nagu väga palju raha ja väga palju arvutusvõimsust ja põhimõtteliselt kõik inimeste toetud andmed kokku võtnud. Aga me oleme saanud päris kasuliku süsteemi selle tulemusena. Ja võtakski siis nagu natuke kokku, et kuidas me võiksime siis neist keelemudelitest mõelda. Et olgugi, et need mudelid on, ühed on väiksemad, teised on suuremad, siis idee poolest nad on väga sarnased. Arhitektuuris peaaegu mitte midagi muutunud ei ole peale selle suuruse. Et lõppkokkuvõttes see mudel on lihtsalt üks hulk arvusid. Pluss väiksed instruktsioonid, et mida nende arvudega tehakse, aga need instruktsioonid on väikeste ja suurte mudelide suhteliselt sarnased. Ja need suurimad mudelid siis, nüüd ma sain rohkem teada, ma mõtlesin, et seal on umbes triljon parameetrit, aga võib-olla on 1,8 triljonit parameetrit. Et kui me paneme need kõvakettele, siis see on paar terabaiti. Ja see võib tunduda palju ja see ongi palju, et kui sa mõtled, sa pead nende numbritega arvutusi tegema. Aga nende numbrite sisse kuidagi on ära peidetud siis nagu kõik võimalikud erinevad faktid, mis internetis on või inimestele on teada. Õpib mudel ära keeled, kõik võimalikud hägused, kontseptsioonid, ta oskab neid omavahel loogiliselt seostada ja väga palju muud. Et me oleme saanud väga võimsa süsteemi selle tulemusena. Ja kui me mõtleme siis seda, et kõik see asi mahub ainult nagu ühele kõvakettale, siis võib sellest mudelist mõelda ka kui ühest lihtsalt sellisest nagu kokku pakitud failist, et kogu inimkonna teadmine on pakitud siis ühte sellisesse faili kokku. Et te võite mõelda sellest mudelist kui zip interneti kohta tehtud zip-failist. Ainus probleem on see, et me ei saa päris täpselt aru, et kuidas seda infot talletatakse. Kuidagi ta seal sees on ja kui me küsime, siis meile öeldakse. Aga see, kuidas ta seal täpselt on, see on ikka veel müstika ja selle kohta käib kõva uurimistöö, et kuidas üldse aru saada, et kus kohas see info siis seal selles mudelis peidus on. Ja siit tuleb ka see probleem, et kuna me ei saa aru, kuidas seda infot seal hoitakse, me ei saa seda infot parandada ja me ei saa ka kontrollida, kas see info, mis on mudelis sees on täpne. Ja kuidas see mudel töötab, et ta alati genereerib sulle järgmise sõne, siis see tähendab ka seda, et ta tõesti kipub tihtipeale hallutsineerima, et ta annab sulle alati vastuse, aga see vastus ka nagu millelegi põhineb, tihtipeale põhineb, aga mõnikord ei põhine ka ja sa kunagi ei tea ette, et nagu millal ta siis seda teeb või ei tee. Ja sellepärast ongi, et kuna ta oskab sulle igale küsimusele vastata, sa võid sinna kirjutada mingit täielikku jura, ta ikka annab sulle vastuse, mõnikord isegi päris mõistliku vastuse, siis on raske garanteerida õiget vastust. Et me saame mudelit küll suunata, aga jällegi, et kui vanasti olid need chatbotid sellised, et seal oli 5 vastust, mille seast ta valis siis kõige parema ja me saime täpselt kontrollida, et mis vastuseid ta välja annab, siis praegu seda õiget vastust garanteerida on väga raske. Ja see on jällegi selline probleem, millega peab tegelema. Ja kui nüüd mõelda seda, et kui suured need mudelid on, siis põhimõtteliselt see parameetrite arv tähendab põhimõtteliselt ka seda, et iga uue biti genereerimiseks me peame tegema tehte kõigi nende numbritega, mis seal mudelis sees on. Mõnes mudelis kõigi numbritega tegema ei pea, aga suur osa nendest ikkagi. Ja see on arvutuslikult väga kallis ja sõltuvalt ülesandest see kallidus võib osutuda probleemiks, et kui me tahame töödelda näiteks kõiki Eesti terviseandmeid pidevalt ainult LLM-idega, siis meil elektriarve tuleb nii suur, et keegi ei jõua seda kinni maksta, nii et see võib osutuda probleemiks. Seetõttu nagu erinevalt eelnevatest arvutisüsteemidest tuleb selle LLM-i kohta mõelda natuke teistmoodi. Et kui muidu on arvutisüsteemid sellised, et sa annad talle mingi väga konkreetse küsimuse ja tema annab sulle alati samasuguse vastuse, siis LLM-id on kuidagi inimlikumad. Et nad oskavad hägusele küsimusele anda hea vastuse, aga samas, kui sa küsid tal konkreetse küsimuse, sa ei pruugi saada konkreetset vastust.
ja nende kasutamine on küll väga palju odavam kui inimeste kasutamine, kuid sellegipoolest kõiki ei saa LLM-idega teha. Nii et see on jällegi üks tööriist, mida kasutada. Aga see tööriist võib olla väga kasulik, et me just proovisime siin oma laboris seda, et otsime siis LLM-idega epikriisides põhjuseid, miks inimesed ravi katkestavad. Et kui me oleme teinud seda tavaliste arvutiteaduslike meetoditega, siis me ei suuda välja mõeldagi seda, et nagu, miks siis inimesed seda ravi võivad katkestada. Nagu. Aga kui me küsisime LLM-i käest, et vaata need epikriisid läbi, siis ta leidis igast toredaid põhjuseid, et nagu mõni katkestas majanduslikel põhjustel, mõni läks tööle, mõni proovis ilma hakkama saada, aga mõni sõitis hoopis Türki või tal oli liigeste valu ja oli peas segane. Nii et need on need asjad, mida me siis selle LLM-iga siit kätte saame. Ja kui nüüd kokku võtta, et LLM-il on väga palju potentsiaalseid rakendusi meditsiinis, et arstide töös on selle teksti töötlemist väga palju ja kindlasti LLM-il on potentsiaal seda siis nagu kergemaks teha. Et kas siis seda teksti transkribeerida, kokkuvõtteid teha, genereerida uut teksti või siis nagu, kui meil on juba nagu pikk patsiendi haiguslugu, me saame sealt ka küsimusi küsida. Ma näitasin teile näidet siis sellest, et kuidas me saame korrastada, analüüsida andmeid niimoodi, et need asjad, milleks ennem oli vaja siis palgata resident, et ta neid asju uuriks, me saame nüüd anda LLM-ile. Või siis teha arstide tööd kergemaks, et täita kohustuslikku vorme või siis parandada andmekvaliteeti. Ja tegelikult erinevad uuringud on näidanud, et LLM-id aitavad ka nagu ravi ja diagnoosi määramisel, et nad võivad olla kohati päris kasulikud. Aga mida allapoole me lähme siin, et kui me hakkame juba ravi ja diagnoosi määrama, siis üha rohkem hakkavad meile muret tekitama need kitsaskohad, mis LLM-idel nagu sisemiselt sees on. Et me ei saa kunagi kindlad olla, et tulemused on õiged. Me ei saa kindlad olla, et tulemused oleks õiges formaadis ja me ei tea, kuidas need tulemused kallutatud on, sest kui sa oled mudeli õppinud terve interneti pealt, siis sa võid jumal teab, mis informatsiooni sees olla. Ja kõige lisaks need LLM-idega rakendamine siiski suhteliselt kallis ja aeglane. Et kui need mudelitega on väga lihtne teha selliseid ägedaid demosid, et nagu vaata, mida me kõike teha saame. Aga kui me tahame neid praktikas rakendada ja nende peale toetuda, siis tegelikult suur osa sellest inseneritööst läheb siis selle peale, et me kontrollime, et nagu sisendites ei oleks mingid probleeme, väljundites ei oleks mingid probleeme ja just see kontroll on see, mis teeb nende praktikas rakendamise keeruliseks. Ja kui me paneme sinna kõik võimalike selle kontrolli pipeline'i tekitame sinna ümber, siis muutub ka see LLM-i rakendamine päris kalliks ja enam ei ole nii selge, kui palju see meie aega siis säästab ja kui palju me sellega tehtud saame. Nii et nagu iga tööriistaga, sellel on häid ja halbu rakendusvõimalusi ja tuleb näha vaeva selleks, et leida tõesti need parimad rakendusvõimalused. Aga minu poolt on kõik. Nii, ja et võtta siis meie see ettekannete pool enne diskussiooni suundumist kokku, räägin teile veel, kuidas siis tehisaru rakendatakse ja kasutatakse radioloogias. Et kõigepealt deklareerin ka selle, et kuna olen seotud ühe ettevõttega, mis seda tehisaru arendab, siis ei ole ma saanud tänase ettekandega sessiooni kokkupaneku eest mitte mingisugust honorari ja see kajastab ka kõik võimalikke teisi ettevõtteid, kes selles vallas tegutsevad. Et see on ikkagist hariduslikul eesmärgil ja võrdse tähelepanuga. Aga üleüldse siis, kui me räägime, miks on radioloogia tehisaru puhul fookuses. Sellel on palju põhjuseid ja kui vaadata statistikat, siis peaaegu 70 või isegi rohkem protsenti kõik võimalikest tehisaru meditsiinirakendustest on suunatud just nimelt radioloogiale. Ja üheks selleks põhjuseks on kindlasti see, et tegemist on tehnilise erialaga, mis on harjunud kasutama ja kasutabki väga arenenud IT-süsteeme. Meil on suured andmebaasid just nimelt pildituvastusele orienteeritud algoritmidele sobivalt piltandmeid. Need on struktureeritud, need on pildiarhiivides Eesti puhul veel väga edumeelselt kogu riikliku radioloogia pildivaramut kaasav tervishoiu pildipank. Ja tehakse tihedat koostööd nii tööstuse kui ka IT-arendusega, et need asjad oleksid funktsionaalsed.
firmade poolne huvi sinna panustada, neid arendada on kahtlemata ka tulu teenimine. Et kui vaadata siin 10 aastat tagasi, mis oli just nimelt radioloogia vallas eeldatav turumaht USA dollarites, jäi see siis alla $500 miljardi. Ja kui vaatame kogu tehisintellekti meditsiinituru suurust, siis see prognoos on päris suurte numbritega ja loomulikult on seal motivatsiooni tegutsemiseks. Kui me vaatame radioloogia sisse, mida siis tehisaru radioloogias uurib, et vaadates siis spetsialiteedi mõttes väga suur osa keskendub neuroradioloogiale ja ringkereradioloogiale, kompuutertomograafiale ja magnetuuringutele. Vaadates funktsionaalsusi, siis peaaegu pooled nendest algoritmidest üritavad siis tegeleda diagnoosi panemisega. Kuid see teine pool on siis keskendunud korduvatele tööülesannetele ja nende andmete kvantifitseerimisele. Kui me vaatame nüüd seda suurt pilti ja missugune minu kui radioloogi töövoog oma tööpositsioonil on, ma tahaksin, et kõik oleksid veel kombineeritud. Ja osad tehisaru arendajad ja teadusuuringud seda ka edukalt teevad. Kui me vaatame niisugust pingekaarti või tihedust, et siis siin on näha, et pakkujaid, see on siis see ekraani vasakpoolne pool, erinevate piirkondade modaliteetide mõttes on kõvasti rohkem kui neid, mis on reaalselt siis kliinilistelt valideeritud, sertifitseeritud. Ehk teadust tehakse palju, katsetamise eesmärkidel on teda ka haiglates rohkelt kasutusel, kuid ametlikku meie standarditele vastavat sertifitseerimist väga paljud nendest ikkagist läbinud ei ole või ei ole veel jõudnud sinna. Aga mida me oleme siis Eestis kasutanud, kuhu me oleme jõudnud, mida me oleme testinud? Et radioloogia vallas kindlasti üks pikemalt kasutust leidnud ja väga praktilise väljundiga on Rapid AI, mis keskendub siis insuldi teekonnal perfusiooniuuringute hindamisele. Ja see kiirendab märkimisväärselt siis raviotsuste tegemist, et otsustada siis, kes saab missugust ravi, kes kuulub trombektoomile, kes saab trombolüüsi. Ja see vastus tuleb automaatselt, läheb nii neurologile sõnumiga, mobiilile, meili peale ja kohe kindlasti on see vastus kiiremini olemas kui radioloogi enda lõplik raport. Aga me peame teadma neid nõrku kohti, sellepärast et ka see Rapid AI ei oska arvesse võtta varasemaid uuringuid ja me peame oskama hinnata, et me ei raviks patsienti valesti. Oleme kasutanud erinevaid muskuloskeletaalradioloogia rakendusi. Näiteks AZ Medical, kes aitab siis tuvastada traumapiltidel murde. Samamoodi töötab ta rindkere ülesvõtetel, näiteks õhkrinna tuvastamisel. Samamoodi üks tema konkurentidest, Kliimer, on olnud Eestis kasutusel. Samamoodi aitas tuvastada luumurde sealhulgas pediaatrilisel populatsioonil, mis tihtipeale meie ravim- või meditsiiniuuringutes on välja arvatud lapsed. Et see on väga tundlik piirkond, kuid radioloogias ja tehisaru on julgenud võtta ka selle väljakutse vastu ja väga heade tulemustega nii tundlikkuse kui spetsiifilisuse osas. Aga vaatame veel edasi. Ka interventsionaalradioloogia on seotud siis tehisaru kasutamisega. Näiteks siin eelmisel aastal tegime esimesed testid siis nii-öelda intelligentse navigatsiooni ja täpsuse hindamise tarkvaraga, kus on siis kombineeritud nii atribuutika, näiteks siis metastaasi või pahaloomulise kasvaja ablatsiooni planeerimisel, kus siis on organid segmenteeritud, veresoonet segmenteeritud, tuumor segmenteeritud ja meil on võimalik selle juures ka ennustada, kui me seda kollet hävitama hakkame, kui suure ablatsioonitsooni me saame. Ehk nad ise nimetavad seda quality ablation system, ehk siis me oleme kindlad, et me oleme tapnud kogu selle kasvaja ära. Ja see kõik baseerub ka AI-l. COVID tõi kahtlemata kaasa terve hunniku uusi arendusi. Siin Eesti haiglad ka osalesid teatud uuringutes, et siis luua ja hõlbustada seda diagnostilist poolt ja ennustada tõenäosust, et tegemist on tõepoolest COVID-infektsiooniga. Kuid ükski nendest hetkel nagu püsivalt pidama ei ole jäänud. Ja loomulikult päris suurte korporatsioonide arendused, kus siis tehisintellekti areng jookseb taustal. Me isegi ei tea, et nende pilti on parandatud võib-olla selle ja selle mudeliga. Me ei teadvusta seda endale, aga ometi see seal taustal jookseb. Mõned tootjad vähendavad kiirgustoosi just nimelt sellega, et on optimeeritud patsiendi positsioneerimine laual, kompuuteruuringu parameetrite valimine, jällegi baseerub AI-l ja hõlbustab meie tööd, on patsientide hüvanguks.
aga mida me oleme teinud Eestis, et ei ole ainult maailm. Eesti koha pealt on kindlasti mõned ettevõtted, kes on lansseerinud, kes on valideeritud, näiteks esimesena siis onkoloogia vallas on Better Medicine, Migrevention on samamoodi ametlikult siis meditsiiniseade sertifikaadiga. Siis on Certific, mis on siis nii-öelda administratiivne töövahend esmatasandil ja patsienti ja tema jälgimise juures hõlbustab oluliselt kogu seda protsessi. Ja loomulikult Termtest, mis on ilmselt juba pikemat aega tähelepanu pälvinud ja praegu pakub siis ka täiesti pildivaaturi ja sellega seotud rakenduste kasutamist mitmetele tervishoiuteenuse osutajatele. Lühidalt räägin siis sellest, kuidas mina AI-ga rohkem seotud olen, et kui siin pärast Covidi infektsiooni aega pöördus radioloogide poole üks väga avatud mõtlemisega ja sooviga siis meditsiini vallas midagi ära teha ettevõtja, kelle nimi on Priit Salumaa, siis koos minu ja Dmitro Fishmaniga me kaardistasime probleemi. Radioloogia oli selleks väga sobiv eriala, kust alustada. Minu poolt tuli probleemipüstitus ja kitsaskohad, mida AI aitaks lahendada ja Dmitro Fishman oli siis arvutiteadlane, kes aitas seda siduda algoritmidega ja tehnilise lahendusega. Meil on ka 4. asutaja, kes siis on ka just nimelt IT ja AI taustaga, et tema on siis Bodhan, kes baseerub Ukrainas ja teeb seda arendustööd meiega koos siis valdavalt üle telelahenduste. Aga alustasime me neeruvähi diagnoosi ja mudeliga. Sinna lisandus ühel hetkel kopsuvähi sõeluuring ehk neid 2 valdkonda oleme me siis teadusuuringute läbi ja partnerluses Tartu Ülikooli kliinikumiga arendanud viimase 4 aasta jooksul. Ja kui me paneme selle konteksti, kus peaaegu pool radioloogi aktiivsest tööst kulub siis millegi mõõtmisele, korduvatele tegevustele, mis kõik on vea ja riskialdis tegevus ja seda saab AI väga hästi kiirendada või teha isegi täpsemalt. Kui me vaatame, et radioloogiliste uuringute arv on üha kasvavas tempos ja meil on töötajate puudus, siis kuidagi on vaja seda üha suurenevat lõhet abistada. Meie tehisarumudelid on siis kopsuvähile suunatud ja neeruvähile suunatud, kuid oleme testinud sedasama algoritmi ka teiste organsüsteemide puhul, maksa, pankrase ja lümfisõlmedega. Neeruvähi puhul esimesel slaidil oli toodud, et tihtipeale on see nii väike kolle, et jääb ka korduvatel uuringutel märkamata. Loomulikult, kui me vaatame siin seda punasega märgitud tuumorit, mis lähtub neeruväratist ja ulatub paraortaalsele, siis sellest ükski radioloog mööda ei vaata. Kuid kui neeruvähk on maskeeritud, võib-olla asub hiiluses, püstitatud kliiniline probleem on üldse midagi muud, võib see jääda märkamata. Aga AI tuvastab selle suurepäraselt ära ja lisaks sellele suudab ta teha ka kõik mõõtmised kuni volumeetrini välja, mis on hiljem äärmiselt oluline onkoloogilise dünaamika hindamiseks ja otsuste vastuvõtmisel. Meie kliinikumis siis läbi viidud uuring, mis tänase info alusel just läks kandideerima Nature'i ajakirja, et vaatame, kuhu me sellega siis jõuame. Aga sealt tuli välja siis, et objekti tasandil paranes AI kasutades siis otsuse langetamine märkimisväärselt. Hindajate vaheline difference, mida mõõdetakse siis kappaskooriga, samuti AI-d kasutades paranes. Ja nii maliigsete kui ka beniigsete lesioonide puhul variatsioon siis erinevate hindajate, meil uuringus oli kaasatud 6 radioloogi, vähenes. Kopsuvähi sõeluuringu puhul on siis AI suuteline tuvastama ka väga väikeseid koldeid, andma neile klassifikatsiooni ja suunama siis, kas tegemist on hea või pahaloomulise potentsiaalse muutusega. Ja loomulikult see sama volumeetria mõõtmine käib kõik selle juurde. Ja 3, mis on nüüd tekkinud nende 2 teadusuuringu foonil, suur ala, mis minu silmis, minu igapäevast töövoogu äärmiselt palju lihtsustaks, on siis niisugune kiire mõõtmistulemuste kvantifitseerimine. Ehk piisab ühest klikist ja lesioon, mis on minu fookuses, on ära mõõdetud ja ma saan seda kasutada oma radioloogilise vastuse kirjutamisel.
kui me vaatame, kuidas ai mudelid siis ka teistes valdkondades sooritavad, et näiteks muskuloskeletaalradioloogias, kus siis hinnati nii ortopeedide, radioloogide, EMO-arstide hindamist röntgenuuringutel, oli näha, et tegelikult ai assisteeritud hindamisel oli sensitiivsus 10% parem ja samamoodi vähenes diagnostikale kulunud aeg. Toredaid pealkirju erinevatest meditsiini ajakirjadest on omajagu, näiteks mammograafias, ja see sõna outperforms on kindlasti midagi, mis natukene võib-olla eesti keelde tõlgituna tekitab küsimusi, sest et enamus nende uuringute tulemused, kuigi mudel tõepoolest toimib, ta on võib-olla mõne protsendipügala võrra tundlikum kui radioloogid, siis lõplikud järeldused, mida nendest tehakse, on siiski see, et temast oleks kasu näiteks teise hindajana. Ta vähendab teise lugemise aega, töökoormust, nagu siis antud juhul 88%. Ja neid uuringuid on ka prostata magneti hindamise puhul. Üks teine suur uuring, mis avaldati Lancetis ja keskendus siis Aasia populatsioonile mammograafia tõlgendamisel, siis prostata puhul tegemist ei olnud mudeliga, mis oleks kliiniliselt valideeritud ja kasutuses. Ja mammograafias toodi välja, et kõige suurem kasutegur oli just nimelt tihedate rindade hindamisel, mis siis tavalises mõttes tähendaks radioloogile suunamist ultraheli uuringule täiendavalt, kuid siis ai suutis ka selle foonil tuvastada selle potentsiaalse vähikolde. Aga et pall ei läheks väga ühele poole väravasse, et siis on ka uuringuid, kus näitavad, et radioloogid suudavad outperformance'iga lüüa ai lahendusi. Et siis taanlased tegid prospektiivse uuringu, kus vaatasid 4 erinevat kommertsiaalselt kättesaadavat ai mudelit ja nende kaasatud 72 torakaalradioloogi suutsid siis paremini hinnata vastavaid parameetreid kui need ai mudelid. Nõrgad kohad nendel uuringutel on asjad, millele me peaksime siis arstidena oskama tähelepanu pöörata. Sellepärast, et statistikat on võimalik kasutada ühte ja teistpidi. Ja mida on teile näidatud, kuid küsimus on, mida ei ole seal välja toodud. Ehk siis me peaksime oskama hinnata just nimelt neid uuringu parameetreid, vaadata, kuidas on andmeid kogutud, kui suur on valim, missugune on see koosseis, missugune analüüs on sinna kõik kõrvale tehtud. Et see on see, millele ma rõhutaksin ja paneksin tähelepanu, et kui neid toredaid ja suurepäraste tulemustega uuringuid lugeda, mis on selle taustasüsteem. Ja kui siin mõned aastad tagasi või 10 aastat tagasi julgesid ennustada, et kõik sõidame isesõitvate autodega ja Nobeli preemia laureaadid teatasid, et radioloogiat pole mõtet edaspidi õppida, siis kuhu oleme jõudnud 10 aastat hiljem, radioloogide puudujääk on suurem kui kunagi varem ja tavaliselt tööle sõidame ikka tavalise autoga. Aga mina olen siiski optimist, toimetan ka tehisintellekti vallas ja panustan, et see areng oleks ikkagi selles suunas, mis meid meie töös aitaks. Ja ai ei ole midagi, mis oleks kuskilt tulevikus tulemas. Me nägime siin graafikutest, et ta algas ammu enne, kui mina olin sündinud, kõikvõimalikud eellased sellele ja ai on meie ümber me erinevates rakendustes. Me kasutame seda meditsiinis. Ja me peame lihtsalt leidma neid viise, kuidas seda turvaliselt ja efektiivsemalt meie jaoks ära kasutada. Aitäh! Kuna meil natukene ettekanded siin läksid ajaliselt, siis ühe niukse näite slideshow me jätame vahele, see on infoks tehnilisele meeskonnale, et liiguksime kohe diskussiooni juurde ja võiksime vaadata kõigepealt neid Slidosse laekunud küsimusi. Loomulikult on võimalik küsimusi esitada ka siin mikrofoniga otse saalist, et see on avatud diskussioon. See ei ole ainult küsimused, võite oma arvamust, oma kogemust jagada, et proovime nüüd järgmiste minutite jooksul hoida niukest head diskussiooni üleval. Nii, esimene küsimus, kas meil on siin suurel ekraanil ka? Ei ole, aga ma loen siis ette, et kuidas jõuda Eestis lähiajal rakendusteni tervishoius, mis aitaksid dokumenteerimisel, tõlkimisel ja kokkuvõtete tegemisel. Äkki Peeter, midagi, millega sina kõige rohkem kokku puutunud oled? Jah, see on
väga hea ja väga praktiline küsimus ja ma arvan ka kõige kättesaadavam võimalus tehisintellekti rakendamise osas praegu, nagu me siin ka Raivo ettekandest kuulsime. Me oleme teinud erinevate ülikoolide ettevõtete poolt päris mitmeid ettepanekuid, näiteks registrite korrastamiseks, samuti just nimelt dokumenteerimise arendamiseks. Mis tehisintellekti rakendamisel on praegu hetkel puudu Eestis, on kokku viia praktika, need, kes on töötavad, ehk siis kellel on vajadus, ehk arstid, õed, siis ülikoolid, Tartu Ülikoolid, Tehnikaülikool ja rahastaja. Et see on niisugune klassikaline ülesanne innovatsiooni rakendamisel. Et teadmised on meil olemas, vajadus on meil olemas, rahastamine on meil ka olemas. Et puht reaalselt me olemegi teinud erinevatesse nendesse projektidesse juba taotlusi ja just eesmärgiga neid keelemudeleid rakendada nii dokumenteerimisel kui registride tegemisel. Aga praegu meil, ma ei näe veel rohelist tuld, ütleme sellel aastal, aga siin nii Eesti ettevõtlusinnovatsiooni agentuur kui Tervisekassa, kui siin erinevad teised rahastajad on selgelt huvi üles näidanud ja ma usun, et siin lähiaastatel tänu ka tänasele väga heale ülevaatele, mis meil võimalused on, et need rakendused tulevad. Peeter, kuidas sulle tundub, kas need rakendused on kuidagi AI keerukuse mõttes kuidagi kättesaadavamal, nii-öelda madalamal rippuv õun, et saaks selle teha ja see kasutegur oleks koheselt väga suur? No ma toon ühe näite kolorektaalvähi registri tegemisest, et me vaatasime siin Tartu Ülikooli, meie Tehnikaülikooli, Nortali ja Ida-Tallinna Keskhaiglaga, mis on puudu selleks, et võtta automaatselt andmed haigla infosüsteemist ja panna need kolorektaalvähi registrisse. Seal on puudu 3 parameetrit. Üks, mis mul on meeles, on see, et millal tehti klistiiri patsiendile. Ja see on vabas tekstis ja see on ideaalne võimalus LLM-i kasutada, et seda leida. Ja enamus muid andmeid on struktureerituna olemas. Ja kuidas seda praegu tehakse, on see, et kõrgelt makstud kirurg pühapäeval sisestab neid andmeid reedkäppi. Et see on nagu nii selge näide selle kohta, et meil on olemas vahend, meil on olemas vajadus, me raiskame raha, aga me ei suuda neid muutujaid praegu veel kokku viia. Väga head mõtted ja ma arvan, et me võiksime sinna jõuda, et need ülesanded, mis on võimalik ära delegeerida ja mida ei pea reaalselt inimesed oma ajast tegema, vaid saavad selle suunata mujale, et seda teekski tehisintellekt. Loen siit Slido esitatud küsimustest, mis võib-olla saaks hästi kokku võtta, et siin on tulnud küsimus, et missuguseid erialasid võiks õppida või peaksid õppima praegused tudengid AI-d tulevikus silmas pidades ja mis juhtub nende töökohtadega, mida AI hetkel puudutab, et kuidas teie näete, et mis suunas me võiksime liikuda? Jah, et meil on TalTechis on aine Deep Learning in Healthcare, süvaõppe tervishoius ja tudengiteks on arstid, medõed, kes täiesti teisest valdkonnast ja minu väljakutse selle aine õpetamisel on siis, kuidas õpetada programmeerimist inimestele, kes ei ole kunagi programmeerinud ja mitte lihtsalt programmi kirjutamist, vaid masinaõppe programmi kirjutamist ja seni on kõik edukalt hakkama saanud, et hüppamegi pea ees sisse, hakkame vaikselt arutama, et selleks ei ole vaja 5-aastast IT-haridust alla
et kuidagigi saada mingit intuitsiooni ja aru saada, et kuidas need tööriistad võiksid meditsiinis ja nende töös siis kuidagi kasu tuua. Ja see laine siis väljunditeks on see, et kas nad oskavad segmenteerida siis sünnimärke ja kas nad oskavad röntgenkopsu piltide pealt klassifitseerida kopsupõletikku. Ja ma ei tea, kuidas nad selle ära teevad, aga peavad selle ära tegema ilma programmeerimisoskuseta. Ma arvan, et selliseid aineid võiks rohkem olla just niimoodi IT-teaduskonna väliselt. Või me oleme küll IT-teaduskonnas, aga just selle IT-hariduse väliselt. See on tegelikult keeruline küsimus ja ma arvan, et selle küsimusele ei ole head vastust mitte kellelegi, aga just selles AI kogukonnas käib ka selline vaidlus, et nagu mitmed sellised olulised tegijad ütlevad, et nemad tänapäeval enam programmeerimist ei õpiks nagu selles suhtes, et nagu AI oskab programmeerida juba paremini kui keskmine selline arendaja. Aga samas jälle Andrew Ng, kes on ka hästi kuulus siis AI pioneer, siis tema ütles just, et nagu rohkem inimesi peaks programmeerima õppima, et nad saaksid nagu veel ära kasutada, et see AI siis võimendaks nende oskusi veel 10-kordselt. Et ma arvan, et see tõde võib olla niimoodi, et mõlemal võib õigus olla, et nagu võib-olla meil ei ole vaja nagu keskpäraseid programmeerijaid väga hästi, väga palju, aga meil on vaja neid inimesi, kes tõesti tahavad sellega tegeleda ja spetsialiseeruda ja nende võimekust võib see AI veel 10-kordselt võimendada. Et ma arvan, et lõpuks tuleb teha seda, mida sa tõesti ise teha tahad, nagu, mitte ainult nagu mõelda sellele tööturule, sest see tööturg muutub väga palju siin tulevikus. Mina arvan küll, et pääsu nüüd arstiõppes ei ole informaatika ainest. Et see peab tulema. Me oleme digitervist või e-tervist Tartu Ülikooliga koos õpetanud tudengitele ligi 20 aastat. Ta on valikaine ja alati on küsimus see, et kas me jätame ära anatoomia nüüd või kas me jätame siis kirurgia teeme vähemaks või siis sisehaigus üldse ei õpeta, mis te siin oma IT-ga teete, eks. Aga ma ikkagi ei näe muud võimalust, et kuskilt tuleb see aeg leida, et tudengitele rohkem infotehnoloogiat selgeks teha. Ja võib-olla see tahk, mis siit küsimusest ka läbi kõlas, et missuguseid erialasid võiks siis nagu edasi subspetsialiseerumise teel omandada, et midagi siin lähima 10-15 aasta jooksul kindlasti ära kadumas ei ole, et kõik need erialad, mida me praegu õpime ja vajame, et need on ka edaspidi vajatud ja me peame oskama nende erialade sees kasutada siis kõik võimalikke AI rakendusi, mis meil avavad võib-olla uusi uksi ja ka radioloogia mõttes, et võib-olla tulevikus ma enam ei pea seda lesiooni ise hiirega monitorilt taga ajama ja mõõtma, vaid need mõõtmised on ära tehtud, kuid kogu selle holistiline interpretatsioon ja nende puslede lahendamine, et mis on see reaalne põhjus, on siis see, mis mulle ka tööalaselt kõige rohkem sellist intellektuaalset pinget pakub, et ma saangi sellele keskenduda. Et midagi niimoodi ära ei kao, et see ongi see pinge maha võtmine, et tehisaru hetkel küll midagi töövallas kohe ära võtma ei hakka, et arste on vaja ja kõik erialasid on vaja. Et AI tuleb nende erialade sisse ja kõrvale ja me peame suutma seda siis rakendada. Nii. Küsimus võib-olla, mis oleks jälle huvitav vaadata, et kas äkki saalist on sellel teemal mõtteid, mida soovite jagada? Nii, palun. Aitäh, tere, Rain Laane Tervisekassast. Eesti keeles on üks hästi armas sõna atum, sõnast aduma ja siis see tehisaru on artificial intelligence'i otsene tõlge, et mina kasutan sõna adum, soovitan teil ka kasutada. Ma tulen selle juurde tagasi, mis oli see esimene küsimus, et kuidas me saame edasi ja kuidas me saame rahastada ja paar mõtet selle koha pealt. Paar nädalat tagasi käisin Londonis Insurtechi suurel konverentsil, 6000 inimest, hästi palju kohtumisi ja äriettevõtted. Ja siis lava pealt peasessioonil räägiti, et see adum, kui sa selle adumiga midagi ei tee, siis sa oled lootusetult maha jäänud. Ja siis, kui nad rääkisid neid näiteid sealt, siis tegelikult mul oli uhke tunne, et Eestis me oleme ikkagi muust maailmast, ma ütleks, päris palju ees.
sest hästi palju näiteid oli sellest, kuidas nagu paberi pealt kõigepealt ära skaneerida ja siis see LLM siis võtab ja teeb midagi, et me nagu sellest probleemist oleme vabad. Nüüd Tervisekassas, mis me oleme teinud, me oleme proovinud seda mudelit niimoodi, et ta kuulab, et kui on patsient ja arst ja siis paneb kirja, et ei peaks epikriisi tegema. Kasutasime selle jaoks ühte suuremat maailma IT-firmat testi tegemiseks ja ühte väikest ja tulemused olid tegelikult samasugused. Päris hästi läks. See on nüüd nagu vist aasta vana lugu või isegi gramm rohkem. Ja siis ei olnud see eesti keel ei olnud veel nagu nii hea, et seal tuli natuke sükest keele ja grammatika asju tuli välja. Siis tuli välja see, et arst peaks tegelikult täna ikkagi seda sükest peamikrofoni kandma, et see ruumikaja ja ta ei saanud päris hästi kätte, mis on nagu üritehnoloogiline asi, et tehnoloogid lahendavad selle ära. Ja siis kõige nõmedam asi, mis välja tuli, oli selline, et aeg-ajalt arstil ikkagi telefon heliseb. Ja siis ta võtab vastu telefoni ja siis teil on see mure. Siis see läks, Adum kirjutas ta seal ruumis istuva patsienti epikriisi. Jälle tehnoloogia inimesed ütlevad, et kas sa siis ei oska seda pausi nuppu vajutada, milles su probleem on, aga ilmselt ei osatud. See ei ole ainult üks kord, et seda juhtus mitu. Ja siis kui vaadata, et Rootsis ja Norras nendel on need mudelid olemas ja see küsimus oli ka, et võtaks selle Rootsi mudeli kasutusele, päris hea plaan. Aga minul on tegelikult sihuke küsimus saalile, et siin on, eks ju, arstide liidupäev. Et oletame, et me nüüd homme saame selle Rootsi või kellegi teise mudeli ja siis ta hakkab kohe tööle, hakkab imeliselt tööle. Ja kogu selle asja mõte on see, et ta säästab tervishoiutöötaja ja ka patsiendi aega. Ja kui täna võtab arst vastu 20 minutit, reeglite järgi, tegelikult arstid ütlevad meile vähemalt Tervisekassas, et me peaks seda aega pikendama, et selle ajaga ei saa hakkama ja sa ei jõua süveneda sellesse haigusloosse, sa pead rääkima mitu korda talle, et talle meelde jääks. Ja oletame, et me saame selle kirjutamise aja maha. Ja nüüd tekib küsimus, rahastajapoolne küsimus, andke andeks, otse küsin. Et kas arstid, kuidas me käitume? Kui meil on 20 minutit ja 10 minutiga saame hakkama, kas me võtame 2 korda rohkem patsiente vastu või siis süveneme sellesse patsienti ja teeme 20 minutit sellele patsiendile. Et kas meil nagu rahastuse mõttes saame rohkem patsiente ravida või ravime olemasolevaid patsiente paremini. Ja ma näen siin noogutused, et see teine pool tõenäoliselt kogub rohkem hääli, mis ei ole patsiendi seisukohast halb. Aga ütlen, et meie -177 miljonilist eelarvevõlga see väga ei lahenda. Aga me töötame selle Adumiga edasi ja lihtne asi on see, et meil on majas näiteks oli diskussioon, et me pidime koondama 10%, eelmine aasta tegime seda. Ja natuke tahaks investeerida, sest et inimestesse. Ja siis on valik, et kas me võtame inimese, kes tegeleb perearstindusega või esmatasandiga või võtame inimese, kes on Adumi spetsialist. Ja me kaldusime sinnapoole, et tegelikult on mõlemat vaja. Ja nüüd vaatame, et kumma me enne kiiremini saame. Tegelikult ongi mõlemat vaja, sest et perearsti kriis on selline, mis juba enam ei koputa, vaid prõmmutab uksele. Aga kui me siin Adumisse ei investeeri ja ma ei tea, tahaks Elli sind kloonida. Seda 4. klooni ei taha võtta, et see kvaliteet pidi alla minema, aga tegelikult äkki sul on mõni tudeng meile soovitada, mingi kiire, särav ja nutikas, et siis see võiks päästa Eesti tervishoiu. Aitäh. Aitäh, seal on veel kommentaar, palun. Marina Tuutmaa, Rootsi Arstide Liidu digitaliseerimise töökoja esimees. Jah, loomulikult, eks ju, et me investeerime patsienti ja kui me täna kuulsime hommikupoole, et arstid peaksid hakkama tegelema ka muu nõustamisega Eestis, siis see aeg kulub just sinna ära ja see, mida minu patsid omal ajal mulle Eestis ette heitsid, oli see, et ma istusin niimoodi ja katsusin samaaegselt teha nagu mitut tööd korraga. Aga sellele küsimusele, et jah, raha on vaja ja selleks on võib-olla vaja üleriigilisi otsuseid ja mitte ainult, et haigekassa üksinda peab tegema, et seega me Rootsis võitleme.
ma ei arva, et võib-olla Eesti peaks kõiki asju ise tegema, samamoodi kui Rootsi peaks ise kõike tegema, sest see kõik see treenimine, see võtab aega, see võtab kõike seda nii-öelda elektrit, mis meil ühesõnaga on käes, eks ju, ja piiratus kogustustes ja kõike muud, et me võiksime üksteise vahel neid asju vahetada, et see tandem näiteks, mis on teinud näiteks, mis noortele arstile ütlevad, jess, enam ma ei pea kogu aeg klõbistama selle arvutiga, et see teeb ka atraktiivsemaks. Ja mis puudutab nagu seda haridust, et ülikoolis võib-olla on ka aeg mõelda seda, et kuidas mõjutab AI ka meie arstide väljaõpet, et see võib teha meid ühtepoodi nagu mugavaks, et keegi annab sulle mingid juhised ette, aga meie ei tohi kaota oma analüütilist võimet, sest ühel hetkel, kui elekter on ära ja kõik me teame, mis olukorrad meil siin on, siis me peame ikkagi olema, aga seda saab väga hästi kasutada ka üliõpilaste õppimises ja õpetamises ja treenimises, nii et see on ka see võib-olla et kus nooremad peaksid nii-öelda vanematele generatsioonile ühe väikse tõuke andma ja samamoodi mõelda, et see on elupõhise, elupideva õppimise üks sisu. Et me praegu tegeleme sellega, et spetsiaalne kursus, et arstid saaksid endale lisaeriala, mille nimi ongi kliiniline informaatika. Aitäh arvamuse eest. Ma võtaksin selle tänase sessiooni tegelikult nüüd vaikselt kokku. Mulle väga meeldis, et Elli tõi välja siin sellise näite Stanfordist, et kus algas selline piltide tuvastamise niisugune suur võidukäik ja siin aasta aega tagasi õnnestus siis ühe selle uurimisrühma juhtidega samal üritusel viibida ja ta rääkis siis sellest teekonnast ja kõik saalis olid šokeeritud, et kuidas üks arst ja radioloog oli niivõrd haritud ja oskas kaasa rääkida äärmise detailini kogu selles AI valdkonnas. Et loomulikult see oli tema nii-öelda teine haridus ja see kuidagi kombineerus suurepäraselt. Aga et meil peab tekkima oma hariduskäigu juures ka oskus kasutada number 1 neid töövahendeid, aga mõista ka, mis seal taga käib. Et selles mõttes ma olen Peetri ja Elliga igati nõus, et selle õppekavadesse toomine meie subspetsialiseerumise mõttes ja ka põhiõppe juures on äärmiselt oluline, et tekiksid niisugused head sünergiad ja sünniksid uued ja veelgi paremad lahendused. Et ma arvan, kokkuvõttes me võiksimegi siit minna heas mõttes vähe maandatud pingetega, et hetkel tehisaru kellegi tööd ära ei võta. Meil on olemas tarku ja nutikaid lahendusi, mis on meile praegu juba ja tulevikus kindlasti veelgi enam kasuks, millega me saame oma tööd muuta kas siis efektiivsemaks, paremaks või keskenduda just sellele, mida tehisaru pakkuda ei suuda. Et võtame selle teadmise kaasa ja tegutseme siis kõik koos parema tuleviku nimel. Aitäh teile!